Iisrael tegi taas selgeks, et ta ei soovi läbirääkimisi, mis lihtsalt külmutaksid konflikti Iraaniga. Praegu ei ole asi ainult selles, et tulistamine mõneks päevaks peatada, vaid selles, et takistada vaenlasel jõudu säilitamast, liitlasi ümber korraldamast ja tugevamana naasmast. Ja sellel 22. aprillil aastal 2026 rõhutab Netanyahu seda seisukohta tugevalt ja teeb kõik, et see oleks selge. Raskes rünnakus Iraani käepikendusele Liibanonis, kus 10-päevane vaherahu on juba surve all. Samal ajal kui Washington püüab läbirääkimisi päästa ja Jeruusalemm rõhutab, et ei loobu kampaaniast Hezbollah vastu, mis juhtus? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida usaldada võib, Milson Alves. 16. aprillil kuulutati välja vaherahu Iisraeli ja Liibanoni vahel, mida vahendasid Ameerika Ühendriigid, et luua võimalus püsivamate kokkulepete läbirääkimisteks, kuid see paus oli algusest peale habras. Iisrael jäi kindlaks Lõuna-Liibanonis turvatsooni loomise ideele, ei nõustunud okupeeritud alalt kohe lahkuma ning säilitas seisukoha, et tal on õigus tegutseda enesekaitseks. Teiselt poolt lükkas Hezbollah tagasi kõik lahendused, mis annaksid Iisraeli vägedele täieliku liikumisvabaduse Liibanoni territooriumil. Tulemuseks on relvarahu, mis meenutab pigem pingelist vaheaega kui tõelist rahu. Kes on selle kõige keskmes? Ühel pool on Benjamin Netanyahu ja Iisraeli sõjakabinet, kes ütlevad avalikult, et eesmärk on nõrgestada Hezbollahad ja kindlustada kaitsetsoon Lõuna-Liibanonis. Teisel pool on Iraani toetatud Hezbollah, kes astus sõtta 2. märtsil vaid mõni päev pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid pealetungi Iraani vastu 28. veebruaril. Keskel on Liibanoni valitsus, mis on surve all. Hävingu keskel riigis vajadusega pidada läbirääkimisi ja sisekonflikti ohuga relvastatud rühmaga, mis on endiselt sõjaliselt ja poliitiliselt võimas. Millal ja kus? Kas sellest on saanud veelgi keerulisem probleem? See muutus keerulisemaks siis, kui Liibanoni rinne lakkas olemast paralleelne rinne ja hakkas otseselt sekkuma Washingtoni ja Teherani vahelisse kokkuleppekatsetusse. Iisraeli ja Liibanoni vahelised kõnelused viidi Washingtoni, kus osalesid ka Ameerika Ühendriikide ametnikud. Samas kui Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline kanal sõltus ja sõltub Pakistani vahendusest. Ja see on endiselt takerdunud nõudmiste taha, mis puudutavad uraani rikastamist, mereblokaadi ja meresõiduvabadust. Teisisõnu, kriis ei ole piiratud ainult ühe piiriga. See on levinud Teherani, Beirutisse, Jeruusalemma, Washingtoni ja Islamabadi vahel. Kuidas Iisrael tegutseb? Asju kalkuleeritult lahus hoides on Iisrael teatud hetkedel nõustunud pausiga otseses vastasseisus Iraaniga. Kuid ta tegi selgeks, et see ei hõlma sisuliselt Hezbollahad. Netanyahu ütles isegi, et toetab taktikalisi vaherahusamme, kuid ei loobu sõjast Liibanonis. See detail on otsustava tähtsusega. Iisrael ei näe Hezbollahad kõrvalise probleemina, vaid Iraani sõjalise haruna põhjapiiril. Seega, Jeruusalemma jaoks ei lahenda Teheraniga peetav läbirääkimine, mis säilitab Hezbollah võimekuse probleemi, vaid lükkab selle lihtsalt edasi. Ja miks Iisrael ei taha tegelikult läbi rääkida? Sõna klassikalises tähenduses, sest Iisraeli arvestus ei ole sama, mis Ameerika Ühendriikidel. Washington tegutseb eesmärgiga vähendada kahju, luua ruumi dialoogiks, langetada nafta hinda, vältida suuremat šokki ja püüda Iraanilt välja kaubelda tuuma järeleandmisi. Iisrael tegutseb teise loogika järgi. Kui vaenlasel on endiselt raketid, struktuur, juhtimine, raha, varustustee ja relvastatud liitlasrühm piiril, siis oht püsib endiselt. Iisraeli valitsuse jaoks võib kokkulepe, mis jätab selle võimubaasi alles, olla hullem kui sõda. Nüüd tulebki mängu ajalooline seletus. Juba aastakümneid tegutseb Iisraeli julgeolek põhimõttel, et rünnata enne, kui oht küpseks saab. Analistas Begini doktriin, viidates Iisraeli rünnakule Iraagi Osiraki reaktorile 1980 aastal. Tollal mõistsid rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas ÜRO tuumaagentuur, selle tegevuse hukka. Kuid poliitiline sõnum Iisraelis jäi püsima. Ei tohi oodata, kuni vaenlane jõuab punkti, kus ta muutub puutumatuks. Seda sama loogikat kasutavad analüütikud, et selgitada 2007 aasta rünnakut Süüria tuumakahtlusega rajatise vastu. Kui see praegusesse kriisi üle kanda, on sõnum lihtne ja karm.
Iisrael ei usu, et allkirjastatud paber oleks piisav Iraani ja tema liitlaste neutraliseerimiseks. Kui Teheran säilitab tundliku tuumavõimekuse, Hezbollah jääb relvastatuks ja põhjapiir on jätkuvalt ohus, siis Jeruusalemm mõistab, et läbirääkimised on muutunud vaid kasulikuks pausiks, et teine pool saaks hinge tõmmata. Seetõttu takerdub diplomaatia pidevalt. Probleem pole ainult kokkuleppe tekstis, vaid täielikus puudumises. Iisraeli täielikus usalduse puudumises, et kokkuleppe kestab ja vaenlane nõrgeneb, on probleem. Tegelikult on see küsimus Liibanonis veelgi olulisem. Ameerika Ühendriikide vahendatud vaherahu ei nõua Hezbollah kohest desarmeerimist, mis oli Iisraeli keskne nõudmine. Samal ajal viibivad Iisraeli väed edasi Lõuna-Liibanoni ribal. Ja Beiruti valitsus kardab nii pealetungi jätkumist kui ka sisepoliitilise plahvatuse ohtu, kui nad üritaksid Hezbollahle otse vastu astuda. Peaminister Nawaf Salam ütles, et Liibanoni riik ei soovi vastasseisu selle rühmitusega, kuid ei aktsepteeri ka hirmutamist. See näitab ummikseisu suurust. Liibanon tahab suveräänsust, Iisrael täielikku julgeolekut ja Hezbollah ei nõustu läbirääkimiste teel laiali minema. Selle valemi hind on juba niigi kõrge. Reutersi andmetel on pärast eskaleerumist surnud üle 2400 Liibanoni elanikku ning riigi lõunaosa on muutunud tohutu hävingu ja ümberasumise piirkonnaks. See aitab selgitada, miks Pariis, Washington ja teised pealinnad nii palju tegutsevad. Hirm ei ole ainult humanitaarne, vaid ka strateegiline. Mida rohkem Liibanon vajub, seda raskem on piiri stabiliseerida, seda rohkem ruumi jääb radikaliseerumiseks ja seda kaugemaks muutub iga püsiv kokkulepe Iisraeli ja Iraani vahel. Liibanoni rinne ei ole enam kõrvaline, vaid on muutunud mängulaua keskseks osaks. Samuti on olemas fakt, et sõda Iraaniga, vaidlused laevanduse ja blokaadide üle Pärsia lahe ümbruses mõjutasid turgu ja sundisid Ameerika Ühendriike otsima diplomaatilist lahendust. Aga Iisraeli jaoks ei saa lääne energiakulu olla tähtsam kui nende enda arusaam ellujäämisest. See prioriteetide konflikt seletab, miks Washington räägib kokkuleppe võimalusest, samal ajal kui Iisrael tegutseb nii, nagu näeks haruldast võimalust sõjalise selgroo murdmiseks. Teherani liitlased. See ei ole väike lahkheli, vaid lahkheli lõppeesmärgis. Lõppkokkuvõttes ei usu Iisrael, et tänane läbirääkimine kõrvaldab homse ohu. Väljastpoolt vaadates võib seda nimetada jäikuseks, liialduseks või pidevaks jõule panustamiseks. Kuid Iisraeli vaatenurgast on see külm kaalutlus. Tuleb kas praegu vastu astuda, kuni neil on veel ülekaal, või leppida kokkuleppega, mis võib probleemi tuuma alles jätta. See lasub kogu selle konflikti kohal. Kui Ameerika Ühendriigid püüavad kriisi ohjata, siis Iisrael püüab jõuga kriisi ümber kujundada. Ilma Hezbollahed laiali saatmata, Iraani strateegilist potentsiaali piiramata ja põhjapiiri tasakaalu muutmata, kipub Jeruusalemm pidama iga läbirääkimist poolikuks, hapraks ja lõppkokkuvõttes ohtlikuks. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.